Kaks kanget, Muhammad Ali ja Joe Frazier olid 1975 juba pidanud Filipiinidel maha ühe ägeda kahevõitluse. 3 aastat pärast seda lahingut Manilas asusid Karpov ja Kortsnoi Paguios oma kuulsat matsi pidama. Siin polnud tegu üksnes ideoloogiaga, see oli isiksuste kokkupõrge. Kortsnoi ja Karpov vihkasid ja põlgasid teineteist. KGB demonstreeris seal oma räpaseid võtteid. Viktor ei kahelnud, et teda püütakse tappa. Filmi stsenaariumi kirjutamiseks paremat süžeed on raske leida. Aasta 1978 maailmameistrivõistlused Males Kortsnoi ja Karpov ning Kreml lõppkambiit. Nad spioneerivad minu järel sellest ajast, kui maandusin lennujaamas. Ükskõik kuhu ma ka lähen, spioneerivad nad minu järel. Minu vastu on kogu Punaarmee. Male on Stalini ajast olnud ideoloogiline relv, demonstreerimaks kommunistliku režiimi üleolekut, ideoloogilist üleolekut dekadentlikust läänest. Nõukogude Liidus oli palju alasid, mida hinnati teistest kõrgemini, näiteks poeesia, ballett, male. Nende 3 ala üle olid sovjetid äärmiselt uhked, nendesse investeeriti miljardeid rublasid, et läänele oleks võimalik ülalt alla vaadata. Sovjete ei huvitanud male kui niisugune. Nad olid huvitatud võitudest. Male oli osa propagandast. Kasutati pioneeride majasüsteemi. Suuremate linnade igas rajoonis, nagu ka igas väiksemas linnas, oli pioneeride maja ja seal male treener. Neil olid parimad raamatud, parimad treenerid, parimad turniirid. Ja kokku tähendas see Nõukogude male koolkonda. Pärast teist ilmasõda oli maailmameistri tiitel kogu aeg nende käes. See oli nende siseasi ja kuna kõik nende maletased imetlesid, ei saanudki meie sinna midagi parata. Maailmameistri tiitli võitsid Mihhail Botvinnik, Vassili Smõslov, Mihhail Tal, Tigran Petrosjan, Boris Spassky. Mihhail Tal, Tigran Petrosjan, Boris Spassky. Sovjetid hindasid seda saavutust väga kõrgelt ja kavatsesid seda edaspidigi iga hinna eest hoida. See on põhjus, miks Nõukogude malejuhid ei olnud ise maletajad. Nad olid parteitegelased või KGB töötajad. Kui sa nende arvates ei esinenud oma võimete kohaselt, võidi sind karistada paljudel eri viisidel. Seda tehti vaikselt ja keegi ei nurisenud või protestinud, sest nuriseda või protestida võis olla ohtlik. Traditsiooniliselt kaotajad karistati. Kui Taimanov kaotas Fischerile 0-6, jäeti ta ilma paljudest riigi pakutavatest privileegidest. 1972. aastal kohtusid Bobby Fischer ja Boris Spassky kapitalist kommunistiga, siingi oli tegu külma sõjaga. Fischer oli lääne üksildane kangelane, kes võitles kogu süsteemi vastu. Fischer kaotas esimese partii seletamatu vea tõttu ja süüdistas kaotuses lähedal surisenud filmikaamerat. Kui ta ei ilmunud teisele partiile, sest nõudis kaamera eemaldamist, saatis KGB Spasskyle telegrammi käsuga sõita Moskvasse tagasi. KGB tahtis matsi tühistada ja nii maailmameistri tiitli säilitada. Spassky aga käsku ei täitnud. Kui Fischer tuli uuesti mängima ja võitis 3. partii, olidki sovjetid kulisside taguse võitluse kaotanud. Spassky kaotas kogu matsi ja maailmameistri tiitli.
Kaotada üksikule ameeriklasele, peaaegu et hipile, oli Nõukogude võimumeestele suur löök. Pärast kaotust Fischerile läks Spassky elu NSV Liidus kibedaks. Toona auhinnaraha ei maksustatud ja nii sai Spassky kogu raha kätte, mis oli isegi riigijuhtide mõõdupuu järgi tohutu summa. Ta ei käitunud kõige vaguramalt ja see tekitas veel rohkem pahameelt. Venelased võtsid kaotusest õppust. Otsustati, et edaspidi vange enam ei võeta. 6 aastat hiljem algas järjekordne mats maailmameistri tiitlile, aga selle juured ulatusid ühte teise sõtta. Tegu oli teise maailmasõja ja Leningradi piiramisega, kus nooruke Viktor Kortsnoi oli silmitsi nälja ja surmaga. Isa õpetas 6-aastase poisi malet mängima 1937. aastal. Isa sai novembris 1941 rindel surma ja Viktor jäi väga sageli üksi, teadmata, kus ema on. Kui mõni sugulane suri, siis läks võõrasema, et saada endale nende leivatalongid. Nad olid näljas ja kahtlemata jättis see talle sügava jälje. On väga raske, kui mitte võimatu, lahutada Viktorit kui isiksust Viktorist kui maletajast, sest ta elas ainult malele. Ta ei saanud maleta elada, ei saanud selleta isegi hingata. Male oli kõik, vesi ja õhk ning selleta oleks ta arvatavasti surnud. Kirjutades raamatut Male on minu elu, võttis ta selle kõik kokku. Tema elus oli ainult male, tal olid ka mõned muud huvid, aga siiski oli male 100% peamine huvi. Tema meelest oli veidi imelik, et teised ei suhtunud malesse nii kirglikult nagu tema. Viktor kulutas parimat käiku otsides tohutult mõtlemisaega. Sel ajal töötas tema aju nagu Ferrari 5. käiguga. Kortsnoi tegi seda näitamaks, et tegu on võitlusega. Pole oluline, kas sa oled parem või halvem. Talle meeldis kaos. Tema käes oli see vististi kontrollitud kaos, aga siiski kaos. Ta oli probleemi lahenduse energia nimel nõus halvema seisuga, lootes sellest välja tulla ja koguni võita. Kortsnoi on üks neid suuri maletajaid, kes nagu Botvinnik vihkavad vastast. Selles oli Kortsnoi selgesti Botvinniku järgija. Üks Kortsnoi hüüdnimesid oli Viktor Hirmus. Ta käitus niivõrd provokatiivselt. Male oli talle kindlasti psühholoogilise sõjavahend. Ta võis nagu draakon vaikselt varitseda, aga kui teda puudutasid, lendasid tal suust kohe leegid. Kõrvadest oleks just kui tulnud suitsu, ta ähkis ja puhkis ning malendid lausa lendasid laual. Olen mänginud temaga palju kordi ja täpselt sama palju kordi on ta mind välja vihastanud. Mul läks korda teda võita ja ta surus minu kätt täieliku vastikustundega. Kogu kehakeel ütles, kuidas ma võisin kaotada sulle. Ta oli väga halb kaotaja. Kaotusseisus võis ta vastast ka solvata. Ta küsis, mis see tähendab. Vastasin, mul on ettur rohkem. Tema etturid. Etturid on koolipoiste jaoks. Heitis mulle pilgu ja sõnas, sa oled väga pealiskaudne ja ma võidaks sind iga kell, kui ainult tahan. Mängides Katari suurmeistri Mohammed Al-Modiahkiga kummardus Kortsnoi üle laua ja küsis, kas oskate inglise keelt. Jaatava vastuse peale küsis Kortsnoi, miks te siis alla ei anna. Kuidas tohib nii öelda isegi vaenlasele? Ei tohi tema mõtteid häirida. Mõnikord läks Kortsnoi liiale, aga see tuli tema kirglikkusest. Püüd vastastistuja hävitada oli talle minu meelest omamoodi auasi. Tõepoolest Viktor Hirmus. Kõik male karjääri nimel. Selleks võis ta ohverdada kõik.
1965. aastal astus ta kommunistlikku parteisse. Teised suurmeistrid või suurem osa neist aga ei astunud. Kui teda ühe sõnaga iseloomustada ja siis otsida vastupidist mõistet, jõuame nähtavasti Karpovi juurde. Anatoli Karpov, hellitusnimega Tolja, oli 20 aastat noorem. Ta oli juba uue Stalini järgse Hrustšovi Venemaa laps. Tal oli väga hea esimene treener, kes asendas vist isegi isa. Tema nimi oli Semjon Furman. Anatoli Karpov mängis muljetavaldavalt kiiresti. Mitte keegi teine ei mänginud nii. 1970 tuli ta noorte maailmameistriks, 1971 võitis 20-aastasena koos Leonid Steiniga esimese superturniiri, 1973 jagas Kortsnoiga esikohta tsoonide vahelisel turniiril. Uus täht oli sündinud. Toona ei saanud keegi talle vastu. Ta valitses malemaailma täielikult. Ta oli ideaalne Nõukogude kodanik, nagu esimesed kosmonaudidki. Poisid ja tüdrukud kleebisid kodus seinale plakateid tema pildiga. Juba väga noorena tõusis ta kommunistlike noorte esiritta. Tema oli alati meie poisi rollis. Karpov oli ustav kommunistliku partei sõdur. Talle sobis olla lojaalne ja nautida superstaarile lubatud hüvesid. Ma ei tea, kas Karpov oli KGB agent, aga päris kindlasti oli ta oma kodumaa austav poeg. Teda on nimetatud ka jäämeheks. Ta on külmavereline ja kalkuleeriv, väldib võimalusel alati riski. Kui püüad Karpovit turniiri ajal intervjueerida, tuleb vaeva näha, et mõnigi sõna kätte saada. Stiililt peetakse teda igavaks, aga minu meelest pole ta üldse igav. Magnus Carlsen mängib paljuski nii nagu noor Karpov. Ta oskab erakordselt hästi mängu avada. Tema teeb mõned käigud, teie teete mõned, ning ühtäkki olete halvemas seisus, aga ei saa arugi, kuidas see juhtus. Karpovit ei huvita niivõrd oma plaan, kuivõrd teie plaani nurjamine. Ta haarab võimalusest kohe kinni. Pole tähtis, mis juhtus eelmisel käigul, ta alustab kohe otsast peale, mis on omamoodi masinlik omadus. Isegi kui aega on vähe, ei tee ta häid käike, vaid parimaid käike. Kui valida väga ebaharilik kavand, võib ta orientatsiooni kaotada. Tony Miles käis 1980. aastal Skaras esimesel käigul etturi väljale A6, mis on üldse üks imelikumaid käike malelaual ja võitis Karpovit. Karpovit ei häirinud kaotus, teda solvas kasutatud avang. Partiid analüüsides püütakse välja selgitada positsiooni tõeline olemus. Karpovile pole see üldse tähtis. See, mida tema tahab, on näidata oma üleolekut. Käitumine väljaspool lauda, et saada mingi väike eelis või vastase psühholoogiline mõjutamine on Karpovile tüüpiline. Kui hakkate teda alahindama, on teil kohe häda käes. Mänginud edukalt 1973. aasta kandidaatide turniiril, jõudsid Karpov ja Kortsnoi veerandfinaalmatside kaudu edasi, aga just Leningradi turniiri viimases voorus algas nende äge rivaalitsemine. Olime mõlemad turniirid tabeli ees otsas ja jõudsime viimasesse vooru võrdse arvu punktidega. Kortsnoi tuli minu juurde ja ütles, homme on viimane voor, me mõlemad saame edasi, aga mõistad ju, et mina mängin paremini ja pole õige, kui sa võidad turniiri. Pakun, et mängime mõlemad viiki. Sina mängid viiki Torrega ja mina Hübneriga. Vastasin, ei. Mängisime head turniiri, miks peaksin pakkuma Torrele viiki. Kes homme võidab, võidab turniiri. Võitsin Torre väga kiiresti, võib-olla 21 või 22 käiguga ja oli Kortsnoi kord vaeva näha. Varsti kuulsin aplausi ja teadsin, et Hübner alistus ning Kortsnoi võitis partii. Kortsnoi läks pressiruumi ja ütles, sundisid mind Furmani võitma. Kui Kortsnoi ja Karpov alustasid esimesi matse, selgitamaks, kes kutsub maailmameister Fisheri 1975. aastal välja, oli Karpov arvamusel, et ega ta Fisherit võida. Leidsin, et minu aeg ei ole veel käes.
Arvasin, et eelkõige on mul vähe matside pidamise kogemusi. Siis aga võitsin Polugajevskit, seejärel tuli Mats Spaskiga, milleks valmistusin Läänemere ääres, mis oli jääs ja väga külm. Puhus ka tugev tuul ja sain külma ning jäin palavikku. Palusin korraldajaid Mats edasi lükata, aga nemad ütlesid, et juba on kutsutud palju inimesi ja üldse on see tähtis sündmus. Esimest partiid edasi ei lükatud ja ma pidin mängima haigena. Kaotasin selle valgetega mängides, aga seejärel võitsin Spaskit peaaegu 4 korda järjest. Võit Spaski üle 1974 oli minu arvates üks Karpovi karjääri tippe. Spaski mängis palju paremini kui Fisheriga, aga kaotas ikkagi. Pärast matsi Spaskiga valmistusin eriti hästi. Muutsin avanguid. Uskusin, et olen nüüd valmis võitlema maailmameistri tiitli eest. Kui Karpov ja Kortsnoi olid võidelnud end finaali, oli juba väga tõenäoline, et Fischer ei tule neist kummagagi mängima. Nii näis kandidaatide finaal otsustavat, kes saab maailmameistriks. Pressikeskuses, kus meil oli palju ühiseid sõpru, käis ta igaühe juures ja kuulutas, me mängime Karpoviga finaalis ja nüüd peate valima, kas suhtlete edaspidi minu või Karpoviga. Eks ole kummaline. Väga paljudele, ka Kortsnoi vanadele sõpradele oli see üllatus ja nad leidsid, et nii käituda on imelik. Sovjetidel oli otsust tehtud, Fisheri peab välja kutsuma Anatoli. Kui kellelgi oli lootust Fisherile vastu saada, siis oli see Karpov, sest ta oli Fisherist noorem. Varem olid meil Kortsnoiga suhted väga head. Enne 1971 ja 1972 aastat valmistusime isegi koos, aga 1974 hakkas ta kurtma, et ametimehed pole tema poolt. Lõpuks tegi ta kõik, et ametnikud oleks minu poolt. Viktor ütleb ühes oma raamatus, mina ei olnud mingi imelaps. Karpov oli maleajaloo suurimaid andeid ja nii võimaldati talle kõik. Ametnikud tahtsid Matsi Moskvasse, aga meie elasime mõlemad Leningradis. Ta ütles, et eelistaks Leningradi ja mina polnud vastu. Ütlesin, et lepime siis kokku. Tahtsin alustada mängu kell 5 ja see oli minu ainus tingimus. Läksin spordiministri juurde ja tema arvas, kui tahate mängida Leningradis, siis mängige Leningradis. See oli põnev stiilide kokkupõrge. Sama kehtib isiksuste kohta, sest Karpov käitus reserveeritult, Kortsnoi aga tikkus esile, talle meeldis teisi provotseerida. Vaevalt olin koju jõudnud, kui helises telefon Kortsnoi. Ma pole nõus alustama kell 5, tahan alustada kell 3. Ta teadis küll, et olen hiline erkaja. Ütlesin, me ju leppisime tunnistajate juuresolekul kokku. Need olid sinu ja minu head sõbrad. Helistasin kohe ministrile ja ütlesin, võime mängida Tbilisis või Jerevanis või Kiievis, ka Moskvas. Tema vastas, aga meie tahame, et mängite Moskvas. Ükskõik kus, aga mitte Leningradis. Kui Kortsnoi ei oska sõna pidada, siis ütlen, et mängite Moskvas ja partiid algavad kell 5. Siis Kortsnoi ütleski, noja, ametnikud on Karpovi poolel. Süsteem oli tõepoolest Anatoli Karpovi taga. Kõik karjusid lööda puruks. Tubli, Tolja, lööda puruks. Kõik sovjetide pildid on võltsid, sest laua taga ma ainult mõtlen. Ta mängib kiiresti, ta on geenius, aga mina teen rasket tööd. Kortsnoi kaotas 24 partiilise matsi lõpuks 1 punktiga. Ja kui Karpovit aitasid Venemaa parimad maletajad, siis Kortsnoi meelest polnud sugugi juhuslik, et tippsuurmeistrid, kes olid tahtnud talle abiks olla, näiteks eks-maailmameister Smõslov ja omaaegne väljakutsuja Bronstein, saadeti just siis 6 nädalaks Moskvast minema. Mõlemad jõudsid tagasi pärast matsi lõppu.
tingimused olid ebaausad. Tippsuurmeistrid, kes tahtsid Kortsnoid aidata, pidid helistama talle öösel salaja taksofonist, et KGB ei kuulaks pealt. Matsi lõpuks kaalus Karpov 45 kilogrammi. See on eluohtlik kaal. Kortsnoi ei suutnud selle kaotusega leppida ja ütles Karpovi kohta üht-teist, millega seadis oma karjääri ohtu. Ta väitis, et Karpov pole hea maletaja, vaid lihtsalt üks lakei. Kommunistide võimu ajal ei olnud teatud kommentaarid lubatud. Nõukogude võimumehed tegid Kortsnoile liiga. See võiski tekitada temas vimma Nõukogude süsteemi ja Karpovi vastu. Kui Kortsnoid hakati kritiseerima ja teda ei lubatud sõita välismaale, oli tema suurim rivaal, eks-maailmameister Tigran Petrosjan esimene, kes teda ajakirjanduses kritiseeris ja kutsus üles teda karistama. Föderatsioon määras Kortsnoile aastaks võistluskeelu. Valmistusin kohtuma Fisheriga ja ei teadnud sellest midagi. Karpovi arvestus oli selge. Tema pidi ise laveerima läbi Nõukogude süsteemi miinivälja. Alles pärast võitu Kortsnoi üle hakati uskuma, et ta ehk suudab Fisherit võita. Aga Popi ei tulnudki mängima. Ta oli üle peakaela sees oma viimse päeva kristlaste sektis. Popil olid omaenda teemonid. Fisher polnud valmis Karpoviga mängima. Ta ei tundnud Karpovit maletajana ja Fisher oli alati kartnud kõike, mida ta ei tundnud. Karpov ei saanud võimalust Fisherit otse võita, seetõttu pidi ta end maailmameistrina tõestama teisiti ja see läks tal korda ning vägagi muljetavaldavalt võites peaaegu kõik turniirid, kus osales. Ta oli esimene maailmameister, kes tõesti ei kartnud mingeid väljakutseid. Kui Karpov tõi maailmameistritiitli NSV liitu tagasi, tühistati piirangud Kortsnoile. Spordikomiteele oli ta üksnes tülikas mees minevikust. Kortsnoi sai aru, et ta ei saa võita tiitlit, kui jääb Nõukogude liitu. Elukutselised maletajad polnud sõltumatud. Nad olid riigi palgal. Nende sõidud välismaale toimusid riigi loal. Riik võimaldab sulle kõik eluks vajalikku ja nõuab vastutasuks 100% kuulekust. Kortsnoi aina kordas, tahan ise otsustada, kuhu ma lähen, millal ma lähen, missuguselt turniiril osalen, mitte aga spordikomitee, kes otsustab minu eest. NSV liidus ei ole lubatud rääkida normaalselt, nii nagu läänes nagu vabas maailmas. Kortsnoi mõistis, et ainus võimalus maletajana jätkata on lahkuda NSV liidust. Sõna võimatu on kindlalt põgeneda otsustanutele vist tundmatu, kui neid teisel pool ootavad sõbrad. Jaanuaris 1976 mängisime koos Victoriga Hastingsis. Et saada viisat, vajas Kortsnoi mõningat toetust ja ma andsin tema nimel lubaduse, et kui ta läheb, siis midagi ei juhtu. Jalutuskäikude ajal arutasime ainult üht probleemi, kuidas saaks Victor Nõukogude liidust lahkuda. Luba selleks ei anta, sest ta oli ju üks juhtivaid Nõukogude suurmeistreid. Kohtusime Hastingsis ja jõime öö läbi viskit ning ta rääkis väga avameelselt. Andsin talle koguni pisut nõu, kuhu ta peaks minema. Kõige lihtsam oli mängida välismaalt turniiril, mitte minna tagasi, aga saate isegi aru, et siis koheldakse su omakseid nagu reeturi lähedasi. Kortsnoi naine Bella ütles mulle, teate, härra Hort, kardan kogu aeg, et praegugi passib keegi peale, kui läheme isegi tualettruumi. Pool aastat hiljem tuli ta Amsterdami mängima IBM-i turniiril. Kortsnoi läks Milesi juurde ja küsis, kuidas küsida poliitilist varjupaika.
Viimasel päeval küsis taksojuht temalt, kuhu me sõidame. Ja ta tunnistas, ma ei teadnud. Ei teadnud öelda, kuhu sõita. Härra, kuhu sõita? Amsterdami, vastasin. Ta tegi viimaks otsuse ja see oli kõigile suur üllatus. Nõukogude Liidule oli see ränk hoop. Hiljem väitis ta, et ei seadnud mind raskesse olukorda, sest ei põgenenud mitte esimese, vaid teise välissõidu ajal. Poliitika teda ei huvitanud. Ta tahtis lihtsalt malet mängida, aga ta tahtis mängida malet ja jääda iseendaks. Nõukogude Liidus polnud see võimalik. Tema naine Bella ja poeg Igor jäid sõna otseses mõttes lõksu ja takerdusid raudse eesriide taha. Kujutlege vaid, tõenäoliselt ei näe sa neid enam kunagi. Sovetid tembeldasid ta kriminaalkurjategijaks. Male Juudas. Hollandi politsei võttis ta ööpäevase valve alla, sest sovetid võisid ta röövida. Viktor kujutas ohtu ka maailmameistrivõistlustele. Viktor ise oli 100% kindel, et teda püütakse tappa. Kui 14 inimest tahavad NSVL-ist lahkuda, rakendatakse erimeetmeid ja minu vastu valmistutakse astuma vaenulikke samme. Tüüpilisel kombel püüdis Nõukogude ajakirjandus Kortsnoi nime vältida. Ta oli persona non grata ja tema nimi kustutati Nõukogude maleajaloost. Kui oli võimalik, jäeti tema nimi välja. Pretendent, väljakutsuja, Harva Kortsnoi. Maletajad hakkasid teda omavahel nimetama vanaks kurjaks. Ta oli nagu Voldemort, kelle nime ei öelda välja. Pärast põgenemist hakkas Kortsnoil hästi minema. Tema maleanne puhkes õitsele. Kui algasid 1978. aasta MM-i kandidaatide matsid, boikoteeris Nõukogude Liit Kortsnoid endiselt. Ta ei saanud mängida idablokis toimuvatelt turniiridel ja Nõukogude bloki maletajaid ei saadetud lääne turniiridele. MM-i kandidaatide matside puhul aga ei tulnud boikott kõne alla ja nüüd tegi saatus ebatavalise käigu. Veerandfinaalis mängis ta matsi Petrosjaniga. Petrosjaniga oli tal kibe lahing. Laua all togiti 11 jalaga ja oli igasuguseid muid asjugi. Järgmine vastane oli Lev Polukajevski, veel üks tugev Nõukogude maletaja, seejärel aga eks-maailmameister Spassky, samuti Nõukogude Liidust. Spassky elas juba Prantsusmaal, oli abielus prantslannega, kes oli diplomaadi tütar. Viktori meelest oli Nõukogude kodanikul võimatu elada välismaal Nõukogude süsteemi nõusolekul, kui ta ei tööta KGB-s. Ehkki Spassky oli Nõukogude emigrant, ei sallinud Kortsnoi teda ikkagi. See mats kulges nagu Ameerika mägedel. Viktor võitis mitu partiid, siis aga muutis Spassky taktikat ja hakkas sageli lavalt ära käima ning võitis omakorda mitu partiid. Siis Viktor aga kogus end ja suutis matsi võita. Ehkki maailmameistri matsi mängivad kaks maletajat, on mõlemal abiks suurmeistritest koosnev sekundantide meeskond. Sinu mängu jälgides võib sekundant näiteks öelda, sinu vastane tegi 3 käiku kiiresti ja sa läksid selle peale närvi. Niisugune tähelepanek võib otsustada matsi saatuse. Kui Botvinnik mängis Bronsteini, Smõslovi või Taliga või Spassky Petrosjaniga, olid ka kõigil meeskonnad, aga Karpovi puhul kujunes välja terve masinavärk. Kahjuks suri minu peamine treener Furman pool aastat enne matsi. See oli suur probleem, sest pidin koostama uue meeskonna. See tähendas mulle uut rolli, sest pidin meeskonda juhtima. Meeskonda valiti Mihhail Tal, eks-maailmameister, väga tugev maletaja ja teoreetik Lev Polukajevski, samuti tugev maletaja ja tuntud teoreetik Juri Balasov ja mitte nii tugev mängija, aga originaalsete mõtetega Igor Zaitsev. Asi pole üksnes selles, et Tal ja teised olid Karpovile abiks, samuti oli siin platsis KGB oma alatute võtetega.
Nõukogude delegatsiooni juhtis Riigi Maleföderatsiooni esimees Viktor Davidovits Baturinski, kes oli KGB polkovnik. Ta oli väga mõjuvõimas. Ta oli töötanud varem prokurörina, kes kirjutas Nõukogude süsteemis alla surmaotsustele. Ta oli kurikuulus oma tegudega Stalini ajal, aga teisalt oli ta üsna hea maletaja ja tal oli väga suur maleraamatukogu, üks suuremaid maailmas. Karpovi kaaskonnas olid sekundandid, ihukaitsjad, psühholoog, kokk, KGB nõuandjad ja ametlikud isikud. Kokku peaaegu 20 inimest. Kõikide nende eest maksis Nõukogude riik. Tal oli väga sageli kaasas KGB mees Vladimir Pistšenko ja see Pistšenko oli tegelikult relvastatud. Tema vastutas Anatoli elu eest. Sain temaga üsna hästi läbi, aga ta oli kohutav alkohoolik. Karpovi käsutusse antud auto sõitis ühel õhtul mägiteel vastu puud ja esimesed kohale jõudnud inimesed leidsid selle tühjana. See on Anatoli auto. Kus on Anatoli? Kortsnoi delegatsioonis oli kõigest 3 sekundanti. Regin oli väga hea teoreetik ja Stian oli ka paljud tõotav maletaja. Lootsin Kortsnoid tõesti aidata, sest toona Briti malele iseloomulik loovus võis olla midagi, mis tuleb talle kasuks. Minust sai mingi mõistuse hääl. Regin oli rohkem pealiku rollis. Kortsnoi tahtis ka Jakov Mureid, aga mul oli tema suhtes kahtlusi. Sellel endisel Nõukogude maletajal oli imelisi ja hiilgavaid ideid. Väga vähesed neist töötasid, aga just need olidki tähtsad. Kortsnoi delegatsiooni ainus mittemaletaja oli Petra Leverik. Ta oli Austria-Hollandi päritolu ja elades pärast teist maailmasõda Nõukogude kontrolli all, sai temast lepitamatu kommunismi vastane. Petra oli uskumatu energiaga erakordne naine. Ja ta oli Viktorile jäägitult ustav. Ta mängis asjaarmastajana malet ja kohtus tänu sellele Viktoriga. See juhtus ühe simultaani ajalt Zürichis, kui Viktor märkas venekeelset Tolstoi raamatut ja küsis, kes loeb siin Tolstoid vene keeles. Petra oli äge kommunismi vastane. Ta oli sõna otseses mõttes nende vastu võidelnud ja ka arreteeritud. Ta oli pärit nõukogulaste käes olevast Viini osast. 18-aastasena võeti ta kinni ja saadeti vanglasse, kus ta vabanes 10 aasta pärast tänu niinimetatud Adenaueri amnestiale. Petra oli tema kindel abi, ta vajas kedagi, kellele toetuda. Ta vajas emotsionaalset tuge, vajas kedagi, kes mõistaks, mis tema on läbi elanud. See, kes oli olnud 10 aastat Nõukogude laagris, mõistis seda. Temast sai Kortsnoi ihukaitsja, mänedser, majapidaja, sekretär ja sõbranna. Kortsnoil oli väga võimekas meeskond, aga seda oli raske võrrelda meeskonnaga, mida juhtis tal. Maailmameistrid amatööride vastu. See polnud mingi võistlus. Kui Karpov tuli 1975. aastal maailmameistriks, oli ta nende võistluste ajaloo alles 12 tiitliomanik. Kui tavaliselt selgitati võitja 24 partiiliste matsidega, siis oli otsustatud, et Bagujos võidab see, kes saab esimesena 6 võitu. See tähendas, et matsil pole kindlat lõppkuupäeva. Maailmameistrimats on krooni juveel. Alates esimesest ametlikust matsist 1886 on neid olnud ainult 16. See näitab selle tiitli väärtust. MM-võistlus on psühholoogilisest seisukohast teistsugune, sest see paneb su suure surve alla. Kui pead mängima niisuguseid matse, on pinge määratu ja see kestab kaua, aastaid. Kui kaotasin Garri Kasparovile, kulus mul peaaegu 20 aastat, enne kui sain neid partiisid uuesti vaadata. See oli niivõrd traumeeriv. Võita maailmameistrit on midagi muud kui eelnevad võidud teel selle matsini. See on nagu ronida Mount Everesti otsa.
Turniiri ja MM-matsi erinevus on selles, et mängid ühe vastasega. Püüad leida mõne nõrkuse, olgu tema isiksuses või psüühikas. See on darwinistlik kogemus. Näha üht ja sama nägu päevast päeva, nende puhul nädalast nädalasse, kuust kuusse tekitab hoopis teistsuguse pinge. Iga maletaja püüab suruda vastase nõrkustele. Vastase vastu ei saa olla kena. Iga strateegia, mis häirib vastast, on hea strateegia. Matsi võitja määravad kaks tegurit. Esiteks, kui kiiresti sa õpid vastase ja enda vigadest ning suudad kohaneda. Teiseks, kui tugev sa oled, et jääda pinge all rahulikuks. Karpov ja Kortsnoi saabusid Baguiosse Filipiinidel juulis 1978. President Marcos koos abikaasa Imeldaga olid matsi sponsorid. Auhinnafond oli üle $500,000 USA. Võitja pidi saama $350,000. Wimbledoni meeste turniiri võitja sai samal ajal kõigest 19 000 naela. Kõigi aegade tähelepanuväärseimaks MM-matsiks oli kõik valmis. Kära ja reklaam matsi ümber oli väga palju seotud asjaoluga, et Kortsnoi oli ülejooksik, Karpov aga süsteemi soosik. Mats korraldati Filipiinidel, kus oli võimul äärmiselt kahtlane režiim. President Marcos oli selle sponsor. Sõjaseisukorra kehtestamine ei ole sõjaväeline riigipööre. Olukord oli lihtsalt pöörane. Baguio Filipiinidel, 240 kilomeetrit Manilast lõunas, on malesõprade tähelepanu keskmes, sest maailmameister Anatoli Karpov kaitseb oma tiitlit, kohtudes väljakutsuja Viktor Kortsnoiga. Võitlus on kujunenud dramaatiliseks, kus vaieldakse lõputult lippude, mõtete mõjutamise, peeglite ja koguni jogurtitopside pärast. Koht, Baguio uus konverentsikeskus, mis mahutab kuni 1000 inimest. Filipiinide valitsus ei ole säästnud raha ega jõudu, et kõik oleks korras. Kord toodi kohale ja viidi saali sadu koolilapsi, kus nad pidid valjusti hingama, et jääks mulje suurest rahva hulgast. Sovetid tahtsid MM-tiitli endale jätta, see oli neile erakordselt tähtis. Kaotus ei tulnud kõne allagi. Korra oli tiitel juba kaotatud, seda ameeriklasele, aga kaotada see sovetist ülejooksikule. Mingi ülejooksik, kurjategija, põgenik, ei. Kaotus oleks olnud talumatu, vastuvõetamatu. Kui me temast jagu ei saa, tuleb ta tappa. Juba enne matsi alustasid sovetid propagandasõda. Kuigi Kortsnoi elas nüüd Sveitsis, olid sovetid vastu, et ta mängib Sveitsi lipu all, sest põgenemine Venemaalt olevat jätnud ta kodakondsuseta. Lipp on sümbol ja lahing lippude pärast on iseendast sümboolne. Rahvusvaheline malekohus keelas kasutada Kortsnoi autodel Sveitsi lippu. Kortsnoi polnudki eriti pahane. Tema teenis plusspunkte ettepanekuga, et kasutab valget lippu kirjaga kodakondsuseta. Või Nõukogude lippu kirjaga ma pääsesin sealt. Kaalusime võimalust kasutada piraatide lippu, lõbusat rogerit või midagi muud, aga tegelikult pole tähtis, mis lipp seal oli. Asi oli selles, et nagu enamasti Nõukogude süsteemi puhul oli tähtis demonstreerida oma mõjuvõimu. Matsi korraldaja Florencio Campomanes teadis, et saada FIDE presidendiks, on tal vaja Nõukogude Liidu ja Nõukogude bloki toetust. Meie hüüdsime teda Karpomanes, mitte Campomanes. Leidsime, et teda saab osta. Teda võis ära osta. Nõukogude suursaadik korraldas enne matsi Karpovi auks kokteili õhtu ja muljet avaldava külaliste nimekirja ees otsas oli Filipiinide president Marcos. See pidi jätma Kortsnoile mulje, et kohalik koorekiht koondab tema vastu ridu.
Kortsnoi teadis, et KGB võib tema vastu midagi ette võtta. Teadsime, et KGB lasi liigub hulgaliselt ringi. Viktor õpetas neid ära tundma. Neid on küll sama raske kirjeldada nagu jõehobugi, aga kõik oli selge, kui nägid üht. Kõik teised hotellis olid samasugused. Õhkkond oli pinev, kui 18. juuli viimaks kätte jõudis. Esimesel partiil on Matsil eriline tähtsus. Kortsnoi mängis valgetega, mis andis talle initsiatiivi, aga mõlemad mängisid ettevaatlikult, et vältida avapartiis kaotust. Nii lõppeski partii pärast 18 käiku rahuliku viigiga. Keegi ei osanud arvata, et matš venib oktoobrisse. Suurmeister Bent Larsen saatis mõlemale plaadi Filipiini jõululauludega. Kuna esimesed partiid kulgesid küllaltki rahulikult, asusid sovetid õhutama vastuolusid kulisside taga, paludes kontrollida, kas Kortsnoi $1300 maksnud Rootsi tool ei kiirga raadiolaineid, mis võivad segada Karpovi mõtteid. Kortsnoi poolel aga oli ütlemist Karpovi kuka valmistatud jogurti kohta. Partii ajal toodi Karpovile jogurtit ja Kortsnoi väitis, et selle värv ütleb Karpovile ette, mis käik teha. Peakohtunik Lothar Schmidt käskis siis tuua jogurtit ühel kindlal ajal ja kindla värviga. Mingit kodeeritud sõnumit ei olnud. Jogurtis oli mingit stimulanti, mis kiirendas ainevahetust. Viies partii katkestati. Öine analüüs näitas, et see on igati võidetav. Paar tundi enne partii jätkamist läks Kortsnoi magama, meie Michael Steniga aga jätsime ta hotellituppa üksi ja nägime politseinikke, kes uurisid katkestusseisu. Kohe nende esimene käik oli niisugune, mida meie polnud vaadanud. Meile polnud see pähegi tulnud ja ma küsisin Michaelilt, äkki peaks Viktori üles ajama. Seda käiku meie üldse ei vaadanud. Tema arvas, see on jama. Vaatasime enne kõik ju läbi. Nii me ei öelnudki. Mängu jätkates tegi Karpov muidugi just selle käigu ja see osutus palju tugevamaks, kui meie arvasime. Viktor nägi võidu jätku otsides nii palju vaeva, et ei märganud forsseeritud mati jätku ja partii lõppes hoopis viigiga. Matsi algus oli väga raske ja seis oli tasavägine. Pärast 7 järjestikust viiki ei võtnud Karpov enne 8. enam Kortsnoi sirutatud kätt vastu, millega rikkus tavapärast kommet. Ühegi varasema matsi ajal polnud midagi niisugust juhtunud. Kortsnoi solvas tali ja veel üht minu meeskonna liiget. Ta solvas Nõukogude Liitu ja isiklikult härra Karpovit kui Nõukogude Liidu kodanikku. Solvang oli räige. Pärast seda ütlesin endale, aitab, nüüd on see hetk käes. Seis on viigis ja siis enne järgmist partiid ei ole ta nõus kätt suruma. Ei, ta ei ole nõus. See on ju solvang. Kortsnoi mängib vihasena palju halvemini ja enne järgmist partiid tegid sovetid meisterliku käigu, mis teda tõesti ärritas. Karpov keeldus kätt surumast. Ma ei suru sinu kätt. See ajab su närvi. Kohtunik pidanuks siin kohe sekkuma, sest tegu oli lihtsalt etiketi jämeda rikkumisega. Isegi KGB-d ja sovete hästi tundev Kortsnoi ei osanud arvata, et nad võivad teha midagi niisugust. Kui oli midagi, mis võiks vastase tasakaalust välja viia, ei suutnud Karpov seda võimalust kasutamata jätta. Kui Karpov võitis 8. partii, läks sovetidel peoks. Seal viibis ka matsi ametlik korraldaja Florencio Campomanes, kes ütles šampanja klaasiga toosti. 5 järgmise terviseks. Kortsnoi esindaja teatas, et nad on rahul, et kätt ei suruta, sest siis pole Kortsnoil enam vaja seejärel käsi pesta. Hiljem saatis Regin Baturinskile lepituseks suure sigari. Järgmisel päeval saadeti sigar tagasi koos tükiseebiga.
Pärast 8. partiid ütles Kortsnoi, tundsin, et Karpovil on Hispaania avangus mingi tugev uuendus. Me ei märganud käiku ratsu G5, mis oli hämmastav, fantastiline mõte ja mõjus rängalt. Me ei saanud aru, mis juhtus. Vahemikus 10-20 partii mängis Karpov muidugi paremini. Tal läks korda kasutada ära Kortsnoi suurt nõrkust, mis seisnes selles, et ta jäi tihti aja hätta. Viktor kaotas võitu üritades mitu partiid, Karpov tõrjus rünnakud ja asus hiljem vastu rünnakule, kui Viktor hakkas juba väsima. Ta ei suutnud palli kuidagi väravasse lüüa ja mõnigi kord lendas pall tema väravasse. Kortsnoi kaotas 13. ja 14. partii, mis oli lausa naeruväärne, sest ühes mängis ta hästi ja võis viigistada veel viimasel käigulgi. Niisugustel hetkedel tahaks enesele nööri kaela panna. Kui Kortsnoi mitu korda vääratas, arvasime, et kõik on läbi. Püüdsime kuidagi vastu pidada. Ilmselt häiris Viktorit väga parapsühholoog doktor Sukar. Järgmine suur jututeema oli see, kui Kortsnoi hakkas väitma, et doktor Vladimir Sukar mõjutab tema mõtteid. Sukar istul lava lähedale ja jälgis üksisilmi Kortsnoid ega huvitunud üldse partii käigust. Sukar istus sihilikult kohta, kus ta jäi Kortsnoi vaate välja ja ootas siis, et Kortsnoi teeks kõik ülejäänu. Kes teab, mis võimed Sukaril olid, aga Kortsnoi oli väga ärritatud ja korraldas improviseeritud pressikonverentsi, kus valas kõik tunded välja. Ta mängib Sukari abiga ja mina pean mängima Sukari vastu. Kortsnoi oli NSV Liidus elades kasutanud Sukari kui psühholoogi abi. Seega oli tegu mehega, kes tundis teda hästi, teadis tema probleeme ja oli nüüd vastase leeris. Ta häirib mind ja tal on visuaalne, vaimne, psühholoogiline ja hüpnootiline side Karpoviga, mis on FIDE reeglitega otseselt keelatud. Kortsnoi meeskond valis doktor Sukari vastu väga teadusliku meetodi. Petra istus saalis tema taha ja torkis teda pliiatsiga. Petra sat behind him in the auditorium and poked him with a pencil. Enamasti võib ju niisuguste veidruste üle naerda, aga kuna olen hiljem samasuguse võistlustsükli läbi teinud, siis võin kinnitada, et see kõik on väga tõsine asi. Väärtuste proportsioonid kipuvad seal nõiakatlas sassi minema, aga see on vältimatu, sest kui tunnistad, et male on kõigest mäng, oled kaotanud. Iga kord, kui Karpov võitis, küpsetas tema kokku tordipartii lõppseisuga. Ja kui Karpov võitis 17. partii kaotatud seisust ootamatu 2 ratsu matirünnakuga, sõi Karpov tordilt kõigepealt valge kuninga. Spordikomitees istus alati mõni suurmeister ühe telefoni juures, juhuks kui Leonid Brezhnev küsib, missugune on seis ja kuidas Anatolil läheb. Muidugi on normaalne, et iga riik püüab oma maailmameistrit kaitsta. Küsimus on, missuguste vahenditega. Viktor teadis, et tema isiklik julgeolek võib olla ohus, aga see ei teinud talle erilist muret. Ükskord siiski, kui ihukaitsjad olid tema ümber, torkas talle pähe, et nad võivad iga hetk meelt muuta. Ta polnud mures kehalise julgeoleku, vaid infojulgeoleku pärast. Meil ei lubatud hotellitoas analüüsida. Viktor oli veendunud, et meie tubasid kuulatakse pealt. Matsi teisel poolel sain lisaks peamise sekundandi tööle ka Petra Leuveriki asemel delegatsiooni juhiks. Mingi aja jooksul püüdis Kortsnoi Matsis oma jalgealust kindlustada ja võitles ägedalt ühtki partiid kaotamata.
Kuni Kortsnoi polnud kaotanud, sai ta avaldada psühholoogilist survet ja püüda lüüa viimast naela vastase kirstu. Kuna Kortsnoi ei suutnud matsi seisu tasakaalustada, püüdis tema delegatsioon kuidagi doktor Sukari negatiivset mõju nullida. Kui doktor Sukar avaldab mingisugust negatiivset mõju, siis mediteerides saab Viktor selle blokeerida. Kui oranžide hõlstidega Ananda Marga sekti liikmed asusid Kortsnoi võitu ette kuulutama, oli see juba täielik jahmatus. Skandaal oli seda suurem, et gurud olid kautsjoni eest vabaduses, sest neid süüdistati ühe India diplomaadi tahtlikus tapmises. Minusugune indialane oleks ehk lasknud end sellest mõjutada, aga enamasti mõeldi küll vist, kas tegu on ikka täiskasvanutega. Meil olid joogatunnid, seisime seal pea peal ja tegime muid kummalisi vigureid. Minu arust oli see päris naljakas, neil polnud ju malega midagi ühist, aga tal võis seda tehes õigus olla, sest see ajas sovetit segadusse. Neile olid niisugused asjad täiesti arusaamatud. Mu sõbrad tulid mängusaali. Turvamehed otsisid nad läbi, nõudsid isikutunnistusi, mis on väga imelik. See on pidev psühholoogiline surve ja Kampomanes on selles süüdi. Sovetid talitasid peaaegu enesehävituslikult, sest kui tahtsid, et Viktor mängiks oma parimal tasemel, oli ta vaja vihale ajada ja just seda nad tegidki. Nad kasutavad šantaasi, avaldavad korraldajaile igasugust survet. Nendega jageleda on väga raske. Hoolimata Kortsnoi meeskonna pingutustest vastupanu osutada, võitis Karpov 27. partii, kui Kortsnoi eksis ajapuuduses. Karpov asus seisuga 5-2 matsi juhtima. Mats oli sisuliselt läbi. Karpov vajas veel üht võitu, Viktor vajas 4. Sovetid uskusid, et Mats on võidetud ja nõustusid Sukari ära viima. Karpov lasi end liiga vara lõdvaks, mõeldes ilmselt, olen 5-2 ees ja ma olen 20 aastat noorem. Ning Viktor saigi hakkama uhkeima tagasitulekuga male ajaloos. Ma pole kunagi 3-punktilisest kaotusseisust välja tulnud ega tea kedagi, kes oleks seda suutnud. Murrang tuli ühe vankrite lõppmängu katkestusseisuga. Viktor läks partiid jätkama, teadmata, mis käik esimesena teha, sest loogiline avakäik oleks viinud viigini. Nii valis ta laua taga teise käigu, mis oli üks võimalikest. Loomult mängur püüdis Viktor Karpovit segadusse ajada ja see läkski korda ning ta võitis partii. Siis tundsingi, et nüüd midagi muutub. Ei tea, mis juhtus. Võis olla psühholoogiline vapustus ja Kortsnoi võitis 2 partiid peaaegu järjest ning mul oli päris raske. Aga oli veel üks häiriv asjaolu. Filipiinidel antakse taifuunidele naise nimed A-st kuni Z-ni ja matsi lõpuks oli neid olnud juba 2 tähestiku jagu. Ning see mõjus väga masendavalt. Tal oli magamisega raskusi. Tegelikult ta ise väidab, et Sukar parapsühholoogina pidi aitama tal magama jääda. Karpovi vastupidavus polnud küllalt hea. Alati jäi mulje, et võistluse lõpuks kipub tal toss välja minema. Meil läks aina paremini, aga miks? Ilmselt oli ta väga väsinud. Püüame siis mängida pikki lõppmänge, ehk saab neid võita. Ja saigi, Kortsnoi leidis ühe Karpovi suurimaid nõrkusi. Otsustaval hetkel kipub ta palju kahtlema. Imekombel oli Kortsnoi äkki mängus tagasi. Arvasime, et Karpov on murdumas. Kui Kortsnoi võrdsustas matsi seisu ja mõlemal oli 5 võitu, jäid Pagujo tormid Moskvas toimuvaga võrreldes juba varju. Võimalus kaotada tiitel ülejooksikule NSV liidust oli saamas teoks.
Moskvas oli kommunistliku noorsooühingu kongress ja selle sekretär ütles oma kõnes, praegu on matsi seis 5-5, aga me oleme kindlad, et võit jääb meie poolele, Nõukogude poolele. Ja sellele järgnes vägev aplaus. On our side, on the Soviet side, and the big applause of the audience. See oli uskumatu. Sel hetkel oli Tšehhoslovakkia kindlalt Kortsnoi, mitte Karpovi poolt. Nõukogude kosmonaut Sevastjanov, meie maleföderatsiooni president, soovitas aja maha võtta ja nii sõitsime Manilasse, kus parajasti toimusid MM-võistlused korvpallis. And they had World Championship basketball. Vaatasime finaalkohtumist, mis oli äärmiselt põnev. NSV Liit juhtis kaua, aga kaotas viimastel sekunditel Jugoslaaviale. Karpov võis küll mõelda, see võib ka minuga juhtuda. Meie poisid kaotasid ja kui lähen tagasi, võin ka kaotada. Karpovi sekundant Juri Palasov kirjutas pärast matsi, et KGB juba arvas, et Karpovi ümber toimub midagi imelikku ja et me teadsime, et NSV Liidus ootab meid karistus. Nemad juba oskasid karistada. Minna pärast kaotust Kortsnoile tagasi NSV Liitu oleks Karpovile olnud väga ränk katsumus. Kortsnoi oli tõusnud seisult 2-5 seisule 5-5 ja võitnud viimasest 4 partiist 3 ning nüüd hakkas juhtuma igasuguseid asju. FIDE president doktor Max Öive tuli minu juurde ja küsis, kas me ei võiks matsi katkestada. Loeme selle viigiks ja korraldame tuleval aastal uue matsi. Esimene mõte oli, kui ma soovitan seda Kortsnoile ja ta nõustub, võib ta lasta käest võimaluse võita praegu mats, sest võitsime äsja sama hästi kui järjest 3 partiid. Aga kui ta ütleb ei, siis järgmist partiid mängides võib ta seda kahetseda ja see võib tema mängu mõjutada. Seega oli esimene dilemma selles, kas rääkida Kortsnoiga või otsustada delegatsiooni juhi naise. Teine mõte oli, mida maailm ütleb, kui katkestame matsi nüüd, selle kõige põnevamal hetkel. Vastasin Öivele, ei, seda me ei tee ja ma ei räägigi sellest Kortsnoile. Unustame selle ettepaneku, sest minu arvates on see ebaseaduslik. Bagujos oli matsi kohtunik Lothar Schmidt, kes oli väga ettevaatlik, sest tahtis alati olla kohtunik, aga nüüd teatas ühtäkki, et ei saa järgmise partii ajal siin olla. Ja sõitiski Bagujost ära. Ta kartis seda, mis võib juhtuda, kui Kortsnoi võidab matsi. Teadsime, et sovetid kavatsevad midagi ette võtta ja pinge aina tõusis ning jõudis haripunkti 32. partii ajaks. Filip oli Bagujos teine kohtunik ja minu arvates mängis ta venelastega kokku. Viimase partii ajal oli ta Bagujos peakohtuniku asetäitja. Mulle ei meeldinud see üldse. Sovetid rikkusid kohe kokkulepet sellega, et doktor Sukar ilmus jälle esimestesse ridadesse. Filip oleks pidanud keelama Sukaril esimestesse ridadesse minna. Aga ta ei teinud seda. Mina väidan, et talle oli selle eest makstud. Nad nõudsid, et Kortsnoid toetavad Ananda Marga poolehoidjad tuleb linnast välja ajada. Oleme jälginud Ananda Marga liikmete, kautsjoni eest vabastatud kurjategijate Michael Dwyeri ja Victoria Shepherdi tegevust ning teavitanud sellest Bengeti provintsi politsei ülemat. Mind isiklikult see ei häirinud, aga teisalt ma ei soovinud, et Kortsnoi tunneks end nende väljaajamisest häirituna. Viktor ei saanud aru, miks neid mediteerijaid hommikul enam siin pole.
Tundsin, et see on meeleheitlik katse sundida Öivet matsi katkestama. Venelased tõid Sukkari tagasi ja Ananda Marga tegelasi ähvardati linnast välja saata, aga mina nägin selles märki, et malelaual on jäme ots meie käes. Kortsnoi nägi, mis seisus ma olen ja arvas, et peab mängima võidule, olgu valgete või mustadega. Mina olin pärast Manilat valmis võitlema. Nüüd oli Viktoril vaja võitu mustade malenditega ja see on maailma tipptasemel väga-väga raske. Ei tohi mängida võidule, Karpov kaotab, sest on kaotuste lainel. Tuli püüda rahuliku seisu poole, aga mitte anda Karpovile võimalust. Keegi ei saanud talle tulla ütlema, võta nüüd rahulikult, vana poiss, ja kõik läheb hästi. Seda ei oleks keegi läinud Viktorile ütlema. Anatooli mängis 32 partiid valgetega ja vaat, mis juhtus. Kuidas kavatseb Kortsnoi seda mängida? Mis asja? Sa mängid minu vastu seda naeruväärset avangut. Minu vastu polnud Kortsnoi seda avangut kunagi mänginud. Ilmselt mängis ta võidule, aga minul oli hea meel, et tuleb keeruline mäng. Tõenäoliselt poleks ma seda pinget suutnud veel rohkem partiisid taluda. Riskantse avangu valik kriitilisel hetkel ütleb Viktori kohta kõik. Oli rumalus nii mängida, sest kui mängid kurnatud vastasega, kellel on ideed otsas, siis viia ta täiesti uude lahinguolukorda on strateegiline ja psühholoogiline viga. Viktor jooksis ise lõuahaagi otsa. Michael soovitas Piirtsi avangus käikud C5, aga mulle see ei meeldinud, sest edasi kavatses ta käia oma oda väljale B7, mis ründab etturit D5, aga see on sama hea kui hammustada kivi. Jakov Murray oli selle vastu ja mina ka, sest tundsin Piirtsi avangut hästi ja kõik oleks arvanud, et see oli minu mõte. See viimane partii oli suurepärane. Suurepärane malelises mõttes. Oli nii palju, mis võis minna valesti. Üks vale käik ja kõik on läbi. Olin nii närvis, et ei suutnud partiid jälgida. Kortsnoi vist võidab, issand jumal. Meil on rõõm tervitada teid Male MM-matsi lõpetamisel. Maailmameister Anatooli Karpov. Sovetid pidutsesid rohkem kergendustundest kui rõõmust. Keegi ei tea, mida KGB oleks Kortsnoi võidu korral teinud. Kui Kortsnoi oleks võitnud, oleks sovetid teinud ükskõik mida, et tiitel tagasi saada. Mis juhtunuks Kortsnoi võidu puhul? Kortsnoi väidab, et ta oleks maha lastud. Matsi kaotus võis päästa tema elu, sest kui ta oleks võitnud, on meil teada Karpovi ühe sekundandi Mihhail Tali ütlus, Viktor, kui sa oleks võitnud selle matsi, olnuks sa müüdud mees. Kui KGB oleks teinud talle atentaadi, oleks kohe olnud selge, kust need mõrtsukad tulid. Kui KGB oli mängus, oli kõik võimalik. 32. partii käis Kortsnoile üle jõu. Karpov mängis ta võõras avangus üle ja näitas, et on tõeline tšempion. Karpovile tuleb anda au, et ta surve all ei murdunud. Paljud oleks murdunud. Ehkki see mulle toona üldse ei meeldinud, aga Karpov oli parem. Pettunud Kortsnoi keeldus viimase partii protokolli alla kirjutamast. Ta kritiseeris ka oma delegatsiooni juhti Regini, et too oli liiga palju oma nõukogude ametivenna Baturinski seltskonnas või siis pressikeskuses valmistamas ette oma raamatut matsist. Siis läks kõik rappa. Petra võttis asja filosoofiliselt, aga Kortsnoi poleks pidanud lõputseremooniat boikoteerima. Protokoll meid ei huvitanud midagi. Tahtsime lihtsalt, et kõik oleks juba möödas. Ta jättis mind enda esindajaks, mida püüdsin väärikalt teha. Tegelikult lahkusin siis meeskonnast. Kas ta oleks võinud võita, kui kõik oleks toimunud ausalt?
Kes teab, võit jäi tal saamata. Philip asus juba pool tundi hiljem Kortsnoid mustama reetur. Reetis kodumaa, tegi sohki. Tundsime suurt pahameelt selle pärast, et sovetid said karistamatult teha kõike seda, mida nad tegid. Imetlesin, mida kõike Kortsnoi selle matsi pärast talus, kõikvõimalikud pereprobleemid ja kõik muu matsiga kaasnev. Nõrgem inimene poleks seda välja kannatanud. Olin väga pettunud, kui ta viimaks matsi kaotas. Mäletan, kui post tõi Nõukogude maleajalehe pildiga, kus Karpov saab Brežnevi käest Lenini ordeni. Kortsnoi jättis Pagujo kohe minevikku. Leningradi blokaadi üleelanuna oli ta õppinud mõtlema järgmisele, mitte viimasele päevale. 2 päeva pärast rannapuhkust andis Kortsnoi simultaani Hongkongis, lendas järgmisel päeval Hongkongist Buenos Airesesse, et osaleda seal toimuval maleolümpial Šveitsi meeskonnas. Buenos Aires was chess Olympiad to play for Switzerland. Kohtusin seal temaga ja ta ei tundunud küll sugugi õnnetu. Üldse mitte, sest ta sai ju malet mängida. Kui ta nägi malelauda, muutus kõik. Ta oli olümpia parim, kogudes esimesel laual +8 punkti ning sai 1978. aasta male Oscari, ehkki kaotas selle matsi. Ta oli endiselt malega. Ajas endiselt oma asja. Uskumatu, aga Kortsnoi võitis veel kord õiguse pidada Karpoviga 1981. aastal 50-aastasena Meranos 1 tiitlimats. Olgu aasta 74, 78 või 81, aga temast sai 3-kordne väljakutsuja. Kortsnoi tegi malelaual, mida tahtis, ütles väljaspool malelauda, mida tahtis. Ta jäi alati iseendaks. Ta oli dünaamiline, agressiivne, heas mõttes arrogantne nii 50, 60 ja isegi 70-aastasena. Kortsnoi saavutas hämmastavaid tulemusi ka üle 70-aastasena. Tema võit Gibraltaris 2011 maailmameistri väljakutsuja Fabiano Caruana üle, kes oli temast peaaegu 60 aastat noorem, tekitas sensatsiooni. Kui vaadata tema mängu kvaliteeti, siis on see hämmastav. Ta oli väga õnnelik. Kord tuli ta minu juurde ja ütles, sain oma kommentaarid valmis. Kas tahad ka lugeda? Puhkes naerma ja lisas, ükskõik, kas tahad või mitte. Meil oli turniiridel mängides Kortsnoiga probleeme, aga siis hakkasime ikka mängima. Korraldajad ning mõned mängijad imestasid, et me mängime koos Prirsi, nii nagu aastaid tagasi Leningradis ja Moskvas. Brüsselis 87. aastal oli neil laual lootusetu viigiseis, aga Karpov ei tahtnud ilmselt viigiga leppida. Tal oli ehk kerge paremus, aga see ei oleks andnud midagi. Mingil hetkel aga puudutas Kortsnoi oma kuningat ja see oli saatuslik viga, seda ei tohtinud puudutada. Siis võttis ta kuninga ja viskas mängusaali. See oli tema viis alistuda. Hiljem mängis ta minu meeskonnas, aga tal polnud Nõukogude viisat. Konsul ei uskunud, et Kortsnoi on minu meeskonnas. Helistasin konsulile ja ütlesin, et Kortsnoil on õigus, ta on minu meeskonnas ja tahame mängida Kaasanis. Ja küsisin viisat. Kortsnoi imestas väga, et küsisin talle viisat. Meie suhted paranesid ja ta mängis 3 hooaega minu meeskonnas. Kas rääkisite kunagi 1978. aasta MM-matsist? Ei, muidugi mitte. Teadsin, et tal pole sellega seoses häid mälestusi. Milleks siis teda õrritada? Pärast infarkti oli Kortsnoi ravil Šveitsi haiglas. Tema kompromissitu võitlustahe malelaual kasvas nüüd üle igapäevaseks võitluseks elu eest.
Läksin Viktorit haiglasse vaatama ja ta oli väga viletsas seisus, aga kui võtsime malelaua, tuli tema silmadesse elu. Tahtsin talle midagi näidata, aga tema ütles, ei mängime. Silmad lõid särama ja ta tegi väga häid käike. Mäng oli lõppemas viigiga, kui ta seadis üles viimase lõksu ja arvates, et on võitnud, ütles saksa keeles Auf Wiedersehen. Sel päeval, kui Viktor suri, kaotas Male ühe oma suurkujudest. Ta ütles meile, poisid, te kõik võite saada maailmameistriks. Mina saavutasin oma tipupagujos 47-aastasena. Neid sõnu ei unusta ma kunagi. Teda mäletatakse rohkem kui mõndagi maailmameistrit. Kortsnoi malepärand on väga mitmetahuline. Kortsnoid armastati eriti maletajate hulgas. Tema oli tõepoolest üks kõigi aegade suurimaid. Viktoril oli üliinimese iseloom. Ta oli kangelane selle sõna otseses mõttes. Ta oli võitleja. Petra talitas väga suuremeelselt. Ta lasi valmistada endale teemantidest rinnaehte, numbri 13, lootuses, et Viktorist saab 13. maailmameister. Ta kinkis selle minu emale, öeldes, Karlist saab 13. maailmameister. See on emal praegugi alles, see on suure austuse märk. Aastate jooksul ütles ta mulle palju ebameeldivat otse näkku. Viktor ei rääkinud kunagi seljataga ja seda ei unusta ma kunagi. Kui Viktor lahkus NSV Liidust, oli ta teadlik, et tema naine ja poeg jäävad sinna maha. Nad pääsesid viimaks tulema, aga see polnud sugugi kindel. Pole kindel, kas igaüks seda suudab, aga tema suutis. Ta oli valmis loobuma Male nimel kogu oma varast ja ka inimsuhetest. Keegi ei mänginud Malet nagu Kortsnoi. On väga raske mängida nii, nagu tema mängis. Vahel ütlen endale, sa armastad küll Malet, aga nüüd võitle nagu Viktor. Ta sümboliseerib inimest, kes võitles üksi niisuguse koletise vastu, nagu seda oli Nõukogude Liit. Viktori pärand on see, et ta võitles süsteemi vastu, aga seda süsteemi ei ole enam ja nii võib tema pärand kaotsi minna. Kuid seda ei tohiks juhtuda, sest ta oli niisuguse võitluse suurepärane näide. Kui Karpovi Kortsnoi unustamatud matsid lõppesid ja Karpov Malest loobus, sai temast Vladimir Putini valitsuse liige. Mina ei ole Karpovit kunagi pidanud isiklikuks vaenlaseks, vaid pigem süsteemi tööriistaks. Ta oskas kasutada reegleid, ka FIDE reegleid, oma kasuks. Ükskõik mis muutusik aastail 1977 kuni 1997 ei tehtud, alati oli üks kasusaaja. See oli Anatoli Karpov. Tähtsam oli säilitada kätte võidetud privileegid, kui muretseda, kas see maailmale meeldib või ei meeldi. Selles mõttes on ta äärmiselt suur küünik või pragmaatik. Kui mängisin temaga 1992. aastal, tõi ta jälle välja selle parapsühholoogi, kes istus esimeses reas ja jõllitas mind. Niisugused ebaausad võtted on osa Karpovi relvadest. Ta on kõigi aegade parimaid ja kindlasti 10 aastat maailma parim. Ta kaitses 2 korda tiitlit Kortsnoi vastu ja pidas 1980. aastatel mitu erilist matsi Kasparoviga. Maailmameistrina oli ta kuningas ja ületamatu. Ta kaotas tiitli Garri Kasparovile. Aga nagu Male maailmas leiti, võitis tagasi inimlikkuse. Ta polnud enam nii fanaatiline. Sama juhtus Kasparoviga, ta muutus seltsivamaks. Inimesena meeldib Karpov mulle üha rohkem. Aeg, mis on möödunud minu matsidest temaga, seab asjad uude perspektiivi.
Ta on väga vaimukas, võluv ja tõesti hea kaaslane. Maailmameistrina oli Anatolil väga palju privileege, mida ta täiel rinnal ja heal meelel nautis. Hiljem võis ta küll järele mõelda ja isegi küsida, kas ma olen tõesti niisugune mats. Aga ta ei küsinud seda kunagi varem. Ka Kasparov loobus võistlusmalest 2005. aastal, aga ta jäi Venemaa demokraatia varjamatuks kriitikuks edasi. 2007. aastal Kremli vastase meeleavalduse ajal Moskvas Kasparov arreteeriti ja viidi ka vangi. Paljud, keda pidasin sõpradeks, ei helista isegi mu emale, aga Karpov tuli vanglasse. Tahtsin näha, mis olukorras ta on, aga mind sinna ei lubatud. Ta tõi ajakirja 64. Valvur andis selle mulle üle ja ütles, see on Karpovilt. Ma ei uskunud. Jätke jutt. Karpov, aga tema kinnitas, et selle tõi Karpov. Palju politseinikke mängib malet. Neil on malendid ja malekellad. Nad oleks võinud mind sisse lasta ja me oleks võinud malet mängida. See olnuks vägev uudis kõikidele telejaamadele üle maailma, aga nad magasid võimaluse maha. Ei tea, miks ta nii talitas. Vahest oli tegu solidaarsusega, mis ühendas Spassky sõnul maailma väikseimat ametiühingut, kuhu kuulusid maailmameistrid. Ja see jättis mulle väga sügava mulje. Mats Karpov Kortsnoi tõi esile suured vastuolud nõukogude süsteemis, mis püüdis algava perestroika kiuste vägisi võimu säilitada. See oli mitte üksnes kahe täiesti erineva isiksuse võitlus, vaid poliitiline väljakutse, mille mässaja heitis süsteemile. Teda tabas ebaõnn, aga ta paljastas süsteemi haavatavuse. Kõik polnud kaugeltki mustvalge. Oli palju värve ja pooltoone. Ning ega Kortsnoigi olnud mingi ingel ja Karpov polnud hoopiski mingi koletis. Mõlemas oli kangelast ja mõlemas oli pahalast, aga kangelane oli kindlasti KGB, sest saavutati peaeesmärk säilitada maailmameistri tiitel Nõukogude Liidule. Namely to keep the world title in the Soviet Union was done. Karpovi ja Kortsnoi matsid olid KGB luigelaul. Garri Kasparovi põlvkonna esiletõusuga nõrgenes ka KGB võim male üle. Võimumehed keelasid suruda kätt ülejooksikuttega. Kui pidin mängima Kortsnoiga, tuletas KGB mees mulle meelde, et ma reegleid ei unustaks, aga saatsin ta pikalt. Kui pean mängima, siis surun ka kätt. Pidasin temast väga lugu ja see oli minu esimene mäss. Baturinski ja tema külma sõja maletajate aeg sai viimaks täis. Nägin teda 1991. aastal Moskvas ja ta oli väga vilets, pealegi joobnud ja KGB-s tal enam tööd ei olnud. Kui kommunism kokku varises, ei olnud tal enam raha ja Karpov ostis tema raamatukogu. Kui Baturinski 2002. aastal suri, hakkas Kortsnoi temast rääkima väga lugupidavalt. Baturinski meeldis talle, ta pidas temast kui professionaalist lugu. Minu arvates pole õige teha neist deemoneid. Nad olid inimesed alkoholi, naiste ja muude probleemidega, kes lihtsalt juhtusid selles organisatsioonis töötama. Läänes varjupaiga palujate hulgas oli KGB lasi rohkem kui ühegi teise elukutse esindajaid. Sest nad said sageli läänes käia ja näha oma silmaga erinevust. See maailm on igaveseks kadunud. Sellest on möödas juba palju aega, kui malemat siis nähti poliitiliste eesmärkide täitmise vahendit. Nüüd võivad noored malest lihtsalt rõõmu tunda. Pagujos mängiti 32 partiid. Nüüd on MM-matsis 12 partiid. See pole ju mitte midagi.
praegune pole 1970. aastatega võrreldavgi. 70. ja 80. aastad olid erilised ja ei tule kunagi tagasi. Tõlkinud Tõnis Värnik. Luges Eesti Keele Instituudi kõnesüntesaator.